Tere sõbrad! Eelmisel korral, kui me vaatasime Parroti drooni uudiseid, siis käis läbi sealt ka see punane karbike, mille nimi on Flight Recorder. Ja nagu lubatud, proovime siis täna lennutada seda Flight Recorderiga drooni ja vaadata, mida see karbike teeb. Teoorias peaks ta tegema hästi palju, ehk siis siin sees on GPS ja see GPS annab droonile siis võimed, mida ikka GPS-id annavad, ehk hoida seda paigal ühe koha peal, panna siia sisse punktid, siis öelda droonile, et palun mine käi nendes punktides ära, droon läheb, tuleb tagasi teoorias ja salvestab ka siia kogu käidud maa. Nii et peaks ka olema näha siis see siukses 3D kujul, kuidas droon on käinud, kus ta on käinud ja Parroti enda rakendus, mis siis iPadis ja igal pool mujal tahvlites ja ka Androidi seadmetes toimib. Sellega nüüd vähemalt iPadi versioonis ei saa neid punkte panna autonoomselt, ehk et on võimalik lihtsalt öelda punkt ja saata minema. Aga peaks ka olema tarkvara, millega saab siis öelda need punktid ette ja droon läheb Wi-Fi alast välja ja teeb selle tiiru ära. Aga alustame siis just selle Parroti enda softiga, mis töötab siin minu puhul konkreetselt iPadis ja vaatame, kas siis droon teeb seda, mida lubatud. Flight Recorder ühendub siia samasse USB otsiku külge, mis siis droon kahel on küljes. Ja kui keegi nüüd veel tahab, siis saab ka selles Flight Recorderisse pista USB pulga omakorda. Olgugi, et Flight Recorderis on ka 4 GB mälu, nii et ta käitub ka nagu mälupulk juba ise. Ehk siis salvestab videot siia peale. Aga lisaks, kui tahad tahta rohkem mälu, on variant siia panna see pulk juurde. Ja kui ta saab ühenduse GPS-iga, hakkab siin vilkuma selline tulukene. Loodame, et see ka siin praegu päikesega kaamerasse paistab. Ja siis ei olegi muud, kui võtta kätte iPad, panna käima tarkvara nimega Free Flight. Ükskõik kumb lendamise režiim, olgu see director mode või tavaline, on siin üleval nurgas selline GPS-i või maakera kujuline asjakene ja siia vajutades avaneb kaardivaade. Tõsi, me ei oleme siin lendamisplatsil kusagil Hüürukandis ja peab mainima, et see kaardivaade nüüd siin Google Mapsi baasil ei ole eriti teab mis detailne. Kõrvalt läheb Paldiski maantee ja mingi väga negatiivne ja talvine pilt paistab siit, aga põhimõtteliselt, kui siin oleks mingi täpsem kaart all selle koha peal, siis oleks väga hästi näha, mis siin toimub. Droon on siin praegu näha, kui drooni keerata, siis peaks ta siin keerama. Võt siis juba keerabki, eks ole, et tegelikult see side on drooniga olemas. Täpsus siin kõigub, nüüd on 10 meetrit, vahepeal oli 4 meetrit, ma panin käes ja GPS-i peale, siis ta ilmselt läks halvemaks, nüüd on 4. Ja tegelikult nii lihtne see peakski olema, et kui ma nüüd siit tõuseme püsti ja kui ma nüüd take off ütlen, siis peaks droon õhku tõusma ja jääma siia meid ootama. Nii. Peaaegu. Mis sa salad, et tuul on päris sükke arvestatav, tundub, et sükke mõni meetrit sekundis. Ja nüüd, kui ma siit kaardi pealt ütlen mingi punkti, et näiteks lendame siin 9 meetrit sinnapoole või paneme lausa 15 meetrit, siin kõrval on kõrgus, praegu on siin 7 meetrit ja kui nüüd ütlen siit go, siis droon ka proovib seda teha tuulekiuste. Ja praegu on üks eriti suur tuulepuhang, peaks mainima. Nii, ja siin kaardi peal on tegelikult ka näha seda siis, kui hästi ta pihta saab sellele punktile. Ja proovime ta siis vaikselt näiteks koju tagasi tuua. Ütleme, et tuleme siia poole. Go. See on nüüd päris vastu tuult. 1,4 meetrit sekundis on drooni kiirus. Läheb. Ja põhimõtteliselt, kui ma nüüd siin satuksin paanikasse ja oi, ma tahan drooni ruttu enda juurde tagasi, siis on siin olemas ka nupp home. Ja nuppu home vajutades peaks siis droon tulema sinna, kust teda õhku lennutati. Täpselt päike siin üleval. Nii. Ja nüüd peaks ta ka laskuma. Peaaegu. Ja kui ma nüüd landing ütlen, siis ta peakski maanduma kenasti. Ja siin kaardi peal on ka näha nüüd, küll päris nelinurk ei ole see asi, et
see drooni reaalne teekond. Ja kuna siin ei ole all kahjuks normaalset kaarti muidugi, siis ta isegi ei lase välja zoomida, mis on niisugune väike miinus, et ta tahab nagu kogu aeg selle kaardi detailsuse viimase astme peale minna. Ja sellest asjast muidugi jäi ka video. See video siis salvestus hetkel sinna samasse flight recorderisse ja selle saab tõmmata siia iPadi. Ja sellest asjast tekib ka niisugune kena 3D lennutrajektoor. Küll aga peab ütlema, et see siis igal juhul töötab ainult Wi-Fi ühenduses. Et kui see droon nüüd oleks Wi-Fist välja lennanud, siis oleks muidugi olnud huvitav tuju. Me oleks pannud siin mööda platsi talle 1004 järgi, sest et siis ta jääb lihtsalt õhku ootama, siis ta ei saa enam ühendust ja ma ei saa anda talle uut waypunkti. Aga võtame ka ette siis korraks selle teise tarkvara, mis ei ole Parroti poolt tehtud, aga mida Parrot toetab nimega Q-Ground Control, kui ma nüüd selle nime õigesti ütlesin. Ja seal on võimalik siis panna waypunktid paika ja öelda droonile, et mine käi ära. Niimoodi istume nüüd autos päikesevarjus ja oleme saanud edukalt käima selle sama tarkvara, mille saab igaüks siis omale tasuta tõmmata. Ja mis tegelikult muidugi ei ole üldse ette nähtud ainult Parroti juhtimiseks, vaid on ikka täiesti sellise professionaalse hõnguga ja mõnes mõttes päris võimaluste rohke asi. Droon tuleb arvuti külge ühendada lihtsalt Wi-Fis, nii-öelda access pointina arvuti sinna külge ja siis, kui kõik läheb hästi, siis ilmub ka droon siin samas ground controlis kohe nähtavale ja nagu me siin näeme, siin ta meil nüüd ongi, et siin see kaart ei ole meil ka jälle andmesid ühendust hetkel arvuti taga, et me puhverdasime seda kaarti natukene. Et ei ole kõige detailsem, aga see plats on siin samas kõrval ja see punane pisikene kirp ongi siin nüüd droon. Ja nüüd tegelikult see nii lihtsalt käibki, et võtame siin, paneme mingisugused punktid, näiteks siis ütleme siia, siis näiteks siia, siis näiteks siia, siia ja ma ei tea, paneme tagasi siia kuskile, kus me oleme. Niimoodi. Ja nüüd peaks siis olema nii, et droon ka mööda neid punkte hakkab lendama, aga siin on mõned asjad, mida tasub enne vaadata. Nimelt, need kõrgused nendel punktidel on praegu kõik 500 meetrit ja see ei ole üldse mitte hea, sest et ei ole mõtet lasta seda drooni 500 meetri kõrgusele, siis me ilmselt näemegi teda ainult üks kord. Paneme siis kõrguseks 10 meetrit igale poole. Nii et kui te kindlasti tahate sellega eksperimenteerida, siis vaadake kõik asjad väga palju kordi üle, et siia jumala pärast ei jääks mingi vale number, sest siin ei ole mitte mingit sellist nii-öelda turva tagasiteed, et kui siia üks punkt jääb ja siin on 500 meetrit või ma ei tea, kilomeeter, siis näetegi drooni ilmselt viimast korda. Nii, igal pool on nüüd 10 meetrit. Siis on siin ka see täpsus, palju droon sellele waypunktile pihta üritab saada. No, paneme siia näiteks, praegu siin on meil suur plats, paneme 4 meetrit. 10 on ka täitsa okei, et see ilmselt tähendab praktikas seda, et kui siia panna päris 0, siis hakkab ta seda punkti väga täpselt taga otsima ja käib see väga kaua, aga kui lasta ta mingi suurema maa peale, siis ilmselt võib see vahemaa olla suhteliselt suur, et siis ta nii-öelda lõdvalt käib need punktid läbi. Ja viimaseks punktiks, siin on ka võimalik siis öelda nendele punktidele, mis asjad nad on, et paneme viimaseks punktiks land, et droon siia meile maanduks. Ja ülejäänud punktides praegu me tal midagi teha ei lase, siin tegelikult oleks võimalik öelda igas punktis, et ole siin mingit aega ja tee siin igasuguseid asju ja põhimõtteliselt nagu öeldud, see tarkvara on täitsa süke, et kui huvitab, siis on siin ilmselt võimalusi päris palju. Ja kui ma nüüd ütlen set, siis need punktid peaksid minema drooni. Ei tea, äkki läksid. Siin on nüüd kõrval kohe onboard waypoints. Ahah, täitsa on siis. No nii, ma ikka vaatame igaks just kõik üle, kas ikka on nii, nagu me tahame. No nagu oleks. Nii, ja nüüd siis lift off. Nii, praegu on siin näha, et droon on Wi-Fi alas ja üritab nüüd tulla esimesse punkti praegu. Nii. Ja nüüd läks teise punkti suhtes või teise punkti suunas minema. Siin ta meil ekraani peal läheb. Esimene punkt.
jah, ja sealt tuli keerata paremale ja täitsa keerab. Nüüd ta läheb vastu tuult. Jah, ja juba tuleb ta nüüd tagasi sealt mööda seda põllu paremat serva meie poole. Siin on ka hea näha, kuidas tegelikult kaugel kaob täiesti see suunataju ära, eks ole, et kui praegu käsitsi peaks lendama, siis ei saaks nagu üldse võib-olla aru, kus see droon on ja mis pidi peaks teda hoidma, aga praegu tuleb seda lennuplaani pidi ta küll nagu joonlaua järgi. Nii, ja viimane punkt on nüüd landing ja nii ongi. Täiesti, ma olen üllatunud, et asjad, mis teoorias töötavad, ka praktikas töötavad, et me istume korraks autosse, siis on näha siin arvutiekraani peal ka see trajektoor, mis ta läbi sõitis või lendas. Ja siin kaardi peal nüüd ongi päris kenasti näha, mis juhtus. Siin me istusime ja kui me nüüd drooni õhku tõstsime, siis esimese hooga tuul kandis ta küll siiapoole ära, aga nii kui ta sai selle play käskluse, ilmselt kohe siin seda nupuvajutus kuidagi jõudnud talle kohale. Nii kui see play talle kohale jõudis, et marsruuti on vaja lennata, siis ta kribinal tuli siia punkti tagasi, mis on siis 0. Ja siit ongi näha, et on ta päris täpselt ausalt need punktid läbi käinud, et seda tuult arvestades kohe üllatavalt täpselt, et olime 4 meetrit ja punktides on ta täpselt läbi käinud ja tuli tagasi ja maandus. Et selline lugu. Ja tegelikult video autosalvestus, kui see on aktiivne, siis sellel salvestab ta ka videot, nii et ausalt teoorias nüüd küll võib selle drooni ju panna ükskõik kuhu kaugele lendama. Ja kus ta praktikas tagasi tuleb, on ise asi, aga meil vähemalt siin katsega tuli küll. Ja lõpetuseks, mis on päris selline kübernetiline kihvt omadus. R-Drone Academy's nimelt osakond Minu lennud ja siin on siis nüüd näha ka iga lennu puhul selline kihvt 3D trajektoor ja et seda näidata, kui tore see kõik on, siis võtame siin lahti sellise lennu, mille me tegelikult tegimegi tol samal päeval seal, kui me esimest saadet tegime. Ja nüüd, kui võtta lahti siin GPS, siis on näha, kus see droon meil tegelikult ära käis, millest me tol korral seal saates mõtlesime, et ei hakka liiga põnevaks asju ajama, ei rääkinudki. Nimelt droon tõusis siin umbes 30 meetri kõrgusele, nüüd ta laeb selle trajektoori ja lõpetas küll oma lennu peaaegu sama kõrge puu otsas, sest et seal oli päris kõva tuul ja hakkas ta sealt ikkagi juba mäenõlva pidi alla minema. Ühesõnaga, siin on siis näha niimoodi 3Ds, mis siis juhtus. Droon on siin ka kenasti animeeritud ja see on võimalik siit mängima panna kogu see asi niimoodi nüüd läbi kerides ja siin jookseb ka paralleelselt pilt ehk et on näha nüüd, mida droon näeb ja kus ta siin õhus on. Et hetkel siin vaatame sarviku pead, eks ole, kõik on siin veel hästi ja nüüd, kui natuke edasi kerida, siis tekkis plaan, et ikka on vaja ju kõrgemale lennata ja nüüd vopsti on juba droon siin puudelatvede kohal ja trajektoori saab igalt poolt kerida, et ausalt öeldes päris lahe on seda vaadata ja see drooni liikumine on ka hästi näha, et siin nüüd natuke edasi kerides on ka näha, kuidas siin tuulepuhangud ja muud ilmingud siin atmosfääris juba hakkavad igast trikke tegema, et droon kõigub päris palju. Ja see koht, kus joon on punane, tähendab, et asi on päris kriitiline kiiruse mõttes. Et kohati saavutas see droon siin meil päris suure kiiruse ja seda on ka tegelikult näha, et ühesõnaga põhimõtteliselt siis kõik lennud, mis sinna Drone Academy'sse lähevad üles, saate neid niimoodi kihvtilt keerutada kaardi peal ja paralleelselt pildiga vaadata. Ja mitte ei ole siis ainult see inf, vaid on siin ka siis graafikud ja 3 graafikut, mida ta salvestab. Lennukiirus, lennukõrgus ja aku. Ja neid saab siis kõiki siin teineteise otsa panna ja saab ka eraldi vaadata. Ja siin on nüüd näha kõrguse graafik, et droon on meil käinud ära peaaegu 50 meetri kõrgusel, eks ole, kõige kõrgemas punktis. Ja siin samamoodi saab ka panna tegelikult selle graafiku nagu paralleelselt lennuga, et saab kerida ja vaadata siis, mida droon sellel nägi, kui ta nüüd nii kõrgel oli. Ja siia kõrvale saab siis panna ka kiiruse graafiku ja kiiruse graafiku pealt on näha, et siin kõige kiiremad sööstud olid siis 9 meetrit sekundis, mis on ju vaata, et siin kusagil vaatad 40 või isegi rohkem kilomeetrit tunnis. Nii et päris lahe. Vähemalt muidugi eeldus on see, et see droon ikkagi jõuab teie juurde tagasi ja siis see info on sinna
drone või Academy'sse laetud, sest et päris nii ei ole, et droon paneb minema ja siis pärast vaatate, kui kiiresti ta minema pani. GPS-iga kaardi pealt võetakse siin kohe nagu näha ka see info, et kus siis lend on toimunud. Et nagu näha, olime siin Kleini pargis ja koordinaadid ja puha. Ja see on ka kõikide teiste lendude küljes siis põhimõtteliselt. Küll tuleb selleks see lend lahti teha ja siin jäi ka enne mainimata, et ta loeb ka üles siis crashid, eks ole, et kas teie lend lõppes crashiga või mitte. Ja siin on siis ka näha, kas tegite videot, tegite fotosid ja võimalik on neid lende siis enda jaoks ka niimoodi hinnata nende tärnidega, et mis oli kihvt ja mis ei ole. Tuulelipu kõrval on ka näha, et päris ei bluffinud, et mõnikord siin on tuul. Muidugi hetkel tõesti on see lipp päris lontis ja väga jälle nagu tuult ei ole, aga igatahes ma olen ka imestunud, et see asi tõesti niimoodi töötab. Küll aga ikkagi ma pean ütlema, kui nüüd keegi vaatab sellise väga suure entusiasmiga ja mõtleb, et see droon lahendab tema jaoks nüüd ära kõik maailma probleemid ja sellega saab teha kohe ülikihvti videot ja kõik jookseb nagu õlitatult, siis üldiselt üllatusi tuleb siin ette igal sammul ja kui ikka on tuult rohkem, siis võib üllatusi tulla ette rohkem ja õnneks see droon on väga vastupidav. Seda peab küll mainima, et meil nende katsetuste käigus on õnnestunud teda ikka kukutada igale poole ja peamine asi, mis siin natukene kannatada saab, on need terasest või mingist väga tugevast materjalist võllid. Need on asjad, mis lähevad kõveraks ja ka hammasratas võib minna katki. Ja muidugi eelmises saates ka ma põgusalt seda mainisin, aga sellest me nüüd pikemalt juttu ei tee. Tasub ära tasakaalustada need tiivikud. Seda on väga lihtne teha. Vaadake, kuidas asi käib kas või YouTube'ist, siis droon on õhus ei värise. Aga ühesõnaga meie proovime nüüd ikkagi lasta autonoomse softiga veel drooni täpiks. Me ei hakanud seda enne saadet tegema, sest äkki droon lendab minema, siis polegi enam millestki saadet teha. Ja mis siin muud öelda, et kui on huvi, siis minge vaadake ise ja võtke, pange kindlasti see punane karp peale ja laske drooni kaugele, kui julgust on, kas või Aafrikas.